Nimi Jämejala on tõenäoliselt tuttav kõikidele eestlastele. Öeldakse ju ikka, kui keegi midagi hullu teeb või ütleb, et teda on vaja Jämejalga saata või et ta on Jämejala kandidaat. See oli vana kalendri järgi 12. novembril 1897. aastal, kui Liivimaa langetõviste ja nõdrameelsete eest hoolekandmise seltsi eestvõtmisel asutati hoolekandeasutus Viljandi lähedale Marienhofi mõisa. Mõis moodustus 3 omavahel ühendatud talust: Kaljapulga, Pästriku ja Jämejala. Ajapikku asendus kohanimi Marienhof ehk Maarja mõis nimega Jämejala. Haiglahooneks kujundati üks mõisa elumajadest ning võeti vastu 4 esimest patsienti. Aastatega suurenes vaimuhaigete arv. Juurde ehitati hooneid. 1901. aastal valmis meespatsientidele mõeldud hoone, 1903. aastal aga naispatsientidele mõeldud hoone. 1904. aastaks oli patsientide arv juba 90. Vastu võeti erinevast rahvusest inimesi, eestlasi, lätlasi, sakslasi. Haigete ülalpidamine maksis esimeses klassis 500 rubla, teises 250 ja 3. klassis 80–100 rubla. Et tasu oli suur, siis aitasid maksmisele kaasa vald või kogudus, kust haige pärit oli. Esimese maailmasõja aastad kujunesid Jämejalal raskeks. Hooldusselts lagunes ja jäädi nii toetuse kui peremeheta. Vabadussõja ajal paigutati haiglasse haavatuid, puudus tunti toiduainetest ning haigeid laastasid taudid. 1923. aastal viidi haigla üle töö- ja hoolekandeministeeriumi alluvusse ning nimetati ümber Jämejala vaimuhaiglaks. Algasid laiendustööd. Vanu hooneid rekonstrueeriti ja juurde ehitati uus ravikorpus ehk 3. maja, mis oma torni ja kena fassaadiga on muutunud Jämejala sümboliks. Vabariigi lõpuaastateks oli voodikohti haiglatel juba 300 ringis. Mõõnaperioodiks haigla elus oli Teine maailmasõda ja laastavat mõju avaldasid ka 1949. ja 59. aasta tulekahjud. 1960. aastatel algasid suured ehitus- ja taastamistööd. 1961. aastal ehitati tööteraapia hoone, 1962. aastal taastati personalimaja. 1963. aastal taastati ja renoveeriti 3. maja. 1967. aastal valmis 6. ravikorpus ning voodikohtade arv suurenes 670-ni. 1968. aastal valmis vesiravila ja teine elumaja. 1972. aastal valmis uus kultuurimaja. Maja, maja, maja. Mina olen töötanud siin juba alates 60. aastast. Minu ema sattus minuga siia 50ndate keskel. Eks olid rasked aastad ja tuli tema Harjumaalt ja sai siia töökoha ja sai siia väikese korteri. No tee tõid mind siia, tõde elas Viljandis ja siis tulin nagu ööl lähemale ja siis saigi siia tuldud. Ja nii olengi siiamaani edasi. Peale kooli lõppu suunati Jämejala haiglasse tööle 3 aastaks. Ja tööle tulek oli sellepärast, et siin sai rohkem raha kui mujalt. Siin oli protsent palgale lisa juurde. Mina olen Mirjam Arus
ja olen Jämejala psühhiaatria kliiniku ülemõde aastast 2002. Tööle asusin ma kliinikusse küll, siis ei olnud haigla nimi küll kliinik, oli Jämejala psühhoneuroloogia haigla. Asusin tööle 1981 Tartu Ülikooli üldmolekulaarpatoloogia instituudi vanemlaborandina. 54-57 aastani oli mul kooliaeg Viljandi Medkoolis, kus me õppisime ametit ja siis praktika toimus siis linnas ja osalt ka siin Jämejala haiglas. Nii, ühel päeval siia praktikale tulles käis siuke kõlakas siin rahva seas, et siia on toodud president Päts. Mis asjaoludel ta sinna toodi, pole täpselt teada, kuid ta oli seal ligi nädal aega ja kuuldus levis tema sealolekust ja rahvas hakkas käima Jämejalal ning Päts viidi sealt varsti ära, et ei juhtuks nii, et inimesed teavad, et ta on elus ja terve. Aga üks huvitav fakt tema sealolekuga on see, et kui talt küsiti ühel õhtul, et mida ta kõige enam tahaks, ta ütles, et ma tahaksin suislepaõunu. Ja Konstantin Päts oli siin selles kõrval majas. Ma ei tea, umbes praegune teine aken või teine aken siit väljast poolt. Seal oli tema palat. Ja inimesi tuli Viljandi linnast siia teda tervitama ja vaatama, tõid lilli ka talvel, see oli kõik talvel, tõid lilli ja vaatasid, siin seisid maja ees ja akna taga. Ja Päts olevat käitunud väga väärikalt ja väga tänulik olnud inimestele, kes teda meeles on pidanud. Aga siis oli selliseid markantseid haigeid, keda nüüd justkui enam ei ole. Nende haigete jutud ja käitumine, kõik need olid huvitavad, mõnikord agressiivsed, nii kuidas need haiged just parajasti olid. Mina olen saanud ka paar korda haigete käest sakutada, et ükskord sain jalaga kõhtu, nii et ravimikarp lendas, kus 60 ja ravimid kõik laiali. Aga ma ise õnneks kukkusin voodisse, minu selja taga oli voodi. Ravimid kehvemad, praegu on väga head ravimid. Haiged ei paranenud nii kiiresti, nad võisid kuude kaupa siin sees olla, aga praegu on niiviisi, et paar nädalat ja juba on nad kosunud ja terved ja vaatad võivad koju minna. Ravivõtted, mida Jämejalas patsientidele on kohaldatud, on ikka peegeldanud oma aega. On selleks siis olnud hüpnoos või elektrikrambiteraapia, vesiravi või psühhofarmakoloogia. Suur osa ravi toetamisel on siinsel keskkonnal, Jämejala pargil oma roheluse, põlispuude ja linnulauluga ning kohalikel elanikel. Sellel territooriumil elas tegelikult ka väga palju haiglatöötajaid. Enamus arste elas siin oma perekondadega, elasid õed, hooldajad. Ja kui ma tagantjärele mõtlen selle aja peale, siis mul on niisugune tunne, et see oli nagu mingisugune siuke kommuun. Et suhtlesid omavahel kõik nii haiglatöötajad, nii haiged ja kuna töötajad elasid siin, siis oli siin ka väga palju lapsi. Alates seal esimesest klassist kuni keskkooli lõpuni välja. Kõige rohkem on mul meeles need ühistegevused, mis olid siin haigla territooriumil oli kultuurimaja. See väike, mis praegu on nagu tegelusmaja. Igal aastal oli 3 korda 3 pidu. Oli personalipidu, oli haigete pidu ja oli lastepidu. Ja need olid kõik väga uhkelt ette valmistatud. Need olid kostüümidega. Jämelal oli segakoor olid rahvatantsurühmad olid. Nii et niisugune ühistegevus oli siin väga hoogne. Suvel õhtuti pallimängud, nii et kästi meelde tuletada seda võrkpalliplatsi. Siin olid kõik, mängisid nii need vabakäiguhaiged, personal, lapsed. Nii et oma esimesed võrkpallioskused
ja reeglid sain ma ka siin. Ja need algusaastate need ajad olid rasked, kui midagi saada ei olnud, siis ma mäletan, kuidas haigla pesuköögis tehti koos kartulitärklist, mida poes saada ei olnud, kuidas siis koopereeruti. Mulle meeldis see, et ei olnud mitte mingisugust vahet, et vaat sina oled hooldaja, sina oled tohter, kuigi tohtrid olid siin natukene siukses kõrgemas seisuses ja nendel olid natukene paremad korterid ja aga erilist niisugust eristumist või vahet ei olnud nii ei selle personali ega haigete vahel. Siin olid mõned vabakäiguhaiged, kes mõne töötaja lapsi päeval hooldasid ja kantseldasid ja niisugune ühtekuuluvustunne oli või niisugune. Jämeala vabariiklikus psühhoneuroloogia haiglas raviti ka nõukogude perioodil patsiente kogu Eestist. Ravis oli medikamentide kõrval olulisel kohal jätkuvalt tööteraapia, kuid üha tähtsamat rolli omandas füsioteraapia osakond koos vesiravilaga. Ma arvan, et see oli kuskil 60. aastate keskel, kui see maja taastati ja siis seal oli viinaraviosakond, mis hiljem likvideeriti ja sinna tehti siis vesiravila, füsioteraapia ja vesiravila. Vesiravila oli praeguses õendushooldusoones. Ja see vesiravila oli väga populaarne üle Eesti. Siin käisid ikka, kogu Eesti rahvas käis siin ravil, sellepärast, et ta oli väga moodne, modernne selle aja kohta. Et jah, siin käisid meil igasugused tegelased nagu näitlejad ja kirjanikud ja muud ühiskonnategelased. Näiteks, mul on meeles Mikk Mikiver näiteks. Tema jalutas siin pargis pidevalt ja kallistas puid. Ja mina mööda minnes ütlesin talle tere ja tema ütles, et jah, see on see tuntud inimese asi, et kõik, kes sul vastu tulevad, ütlevad tere. Palju neid on palju, aga ma ei saa neid nimetada mõnda siis ainult. Ja Hendel Pärn, tema ikka armastas öelda niiviisi, et teater on hullumaja, aga operett on maruullude osakond. Estonia solistide operetiaariad jõudsid sageli ka Jämeala lavalaudadele. Kultuuriline meelelahutus mängis patsientide igapäevaelus olulist rolli. Suurt tähelepanu pöörati juba haigla algusaastail ka tööravile. Suvel osalesid patsiendid põllu- ja aiatöödel, talvel aga korrastati haiglale kingitud vanade postmarkide kollektsioone. 1958. aastal liideti Jämeala haiglaga Viljandi meditsiinilise keskkooli abimajand, mis koosnes 3 talust, Jaani, Kolupea ja Suuga. Abimajandist sai kroonilise kuluga vaimuhaigusi põdevate haigete tööravibaas, mis varustas haiglat nii põllusaaduste kui liha ja piimaga. Abimajand oli ja siis oligi abimajand töötas ja haiged käisid kõik abimajandis tööl ja siis suunati ka haiged kõik tööle, ega ei olnudki osakondades nii nagu nüüd, et ei tohi haigeid tööle panna. Siis oli sotsvõistlus oli, et kes osakondades haiged nagu rohkem tööle pani, et siis jälle oma võistlused suunati. Abimajand kasvatas omale kartulit, kapsat, nii oli ka piim, liha tuli abimajandist oma poolt. Ja siis oli ka see, et haiged varustasidki ennast siin. Käisid oma aiandis, kõigepealt oli aiand siin aiandist, mis marjad said, mahlad tehti omale sealt. Ja siis käisid ka metsas marjul ja seenil sanitaarid kaasas ja haiged autokasti ja indi. Ja tehti talveks sisse. Ja nii kartul tuli ja sealt abimajandi põllu pealt, kui kapsast tuli, kapsast tehti hapukapsast omal sisse ja kõik oli. Elu käis kõvasti. Abimajand oli abimajand ju ehitas puha, ehitas karjalauda ja ehitas selle töökoja sinna omale ka selle kontori. Kultuurimaja ehitas abimajand, ka ikka rohkem haiget üleval. Siis oli viinaravi ka. Viinaravis oli igasuguseid kõvasid töömehi.
Need olid kõik tööl. Ja algusaastatel veel olid viinaravi, et maksis töökoht, maksis talle nagu praegu on sinine leht, aga siis maksis töökoht, maksis tervenisti kinni selle palga. Ja kui siin töötasid, siis siit said ka veel palka. Et siia oli tungi isegi. Ja kui sa viinaravil on ikka ära käinud, siis sa olid juba tehtud mees, et said jälle uuesti tööle tagasi minna kuni järgmise korrani. Mõni käis siin 10-20 korda on viinaravil olnud. Oma talli oli siin ja hobused ja haiged olidki, kes olid jäänud selle peale, kes oli tallimees, ta teadis oma kohustusi, tema tuli juba varem välja, oli tallis, tegi oma toimetused ja kes oli toiduveo peal, oli mees kohe. Tema siis tuli hommiku varem välja, vedas toidu, pärast viis solgi sigalasse, siis ka laudast võttis piimanõudega, viis meie reis Viljandisse. Habimajandis toodetu jõudis haigla kööki, millel tippajal tuli toita kuni 1000 suud aastas. Ja meie köögi inimesed jõudsid küpsetada nendele pirukaid. Nad jõudsid teha õunakooki. Nad mitmesuguseid asju, mida kodust ei tehta nii väga enam. Siis need haiged said neid toite. Siis eritoidud olid tuberkuloosil ja lastel. Siis need, kes tööl käisid, meil oli tööravi, oli väga kõva abimajand, meil oli siin. Ja tööravis käijad said siis topeltportsu toitu. Ja toitu veeti hobusega, kõigepealt hobusega ja vankriga ja siis tuli siis vanker killade kollede peal olid siis need piimanõud toiduga. Aga hiljem asendati see hobuvedu veoautoga ja siis tulid alles bussid. Aga nagu ikka sellise asutusega, mida rahvakeeli kutsutakse hullumajaks, on seotud ka muid lugusid. Näiteks üks tuntud tegelane enne sõda oli üks ajalehemüüja Kamsar, kes iga kord oli kohal, kui linnas külalisi tuli ja küsis suitsu. Ja iga kord ütles, et ei oleks iial arvanud, et siia satun, aga näed, neetud viin viis mu nii kaugele. Aga Jämejala on peitnud ka dissidente. Näiteks Vello Salom tänu tolleaegse haigla direktori abiga pääses Nõukogude repressioonorganite käest, ta peideti Jämejalale ära. Et selles mõttes üsna huvitav. Ja viimane dokument, mis ma leidsin, oli see, kuidas Jämejala arst Ilmar Soomere päästis ühe noore mehe ära Tšernobõli saatmisest. Nii et kui seal ikka Jämejala paber oli arsti poolt antud, siis sellisesse kohta sind nagu Tšernobõl ei saadetud. 2001. aasta lõpul ühendati Vabariigi valitsuse korraldusega Jämejala psühhiaatriahaigla ja Viljandi maakonnahaigla ühtseks Viljandi haigla sihtasutuseks. Selle ühinemise tulemusena on praegu Viljandis sundravi. Selle tulemusel on Viljandis erihooldus. Selle tulemusel on väga kiiresti arenenud ja arenev üle-eestiline narkovõõrutuse ravi- ja rehabilitatsioonikeskus. Kindlasti on ühelt poolt need võimalused olnud head uute teenuste vaates, aga teiselt poolt on, et kõik need uued teenused meie jaoks ka tuleviku garantii nii meie kui patsiendi vaates selles, et need väga olulised teenused, millel need kompleksteenused põhinevad, need ka Viljandis alles jääksid ja areneksid. Võimalusi ja arenguid toob see, ütleme, tulevik kindlasti ka hoolduse, erihoolduse vaates ja mida rohkem me oma erisudi suudame koos toimima panna, seda rohkem neid võimalusi meil ka avaneb. Mina olen väga optimist just selles suhtes, et
Eesti väiksuse juures on võimalus just selliste teenuste puhul kindlasti parem, kus ei spetsialiseeruta väga kitsalt ühele kitsale lõigule, vaid vajadus seal, kus on vaja kaasates väga erinevaid spetsialiste ühe keerulise patsiendi, kliendi, inimese grupi vaates teenuseid arendada, kindlasti see võimaluste maastik on palju laiem. No tihti arutatakse selle üle, et kas personalile ka kuidagi külge hakkab seal viibimine ja ühe direktori käest oli küsitud, et kas sulle ka mõju ei avalda. Ja ta vastas, et ei, et mulle mitte, aga minu asetäitjale küll. Kui talt küsiti, et kuidas asetäitjale, ta ütles, no vaadake, et asetäitja peab ennast Napoleoniks, aga tegelikult olen mina Napoleon.